Tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad. On väga ränk sügis, väga raske novembrikuu ja sõbrad, kes pöördusid minu poole sooviga ka Eesti 100 selle teema peale reageerida ja palusid minult selle kohta kirjutist, siis kõige selle läbikäimine paari kuu jooksul, see oli äärmiselt ränk, sest niisugune asi ei ole kunagi lihtsalt mingi teema, nii väljastpoolt uurimine, sa oled ise seal sees, sa oled selle hakklihamasina nugade vahel, see on alati iseenese läbikatsumine, omaenda aususele küsimuste esitamine, püüd olla objektiivne ja õiglane, mis on inimesele äärmiselt raske arvesse võttes, et inimene on niisugune subjekt, nagu ta on. Seda teades oli see ränk aeg. Aga väga ränk on see aeg veel sellepärast, missugused protsessid on toimunud meil siin oma Eestis, mis on nendest suurtest lootustest, mis 90-ndatel oli järele jäänud. Küsimus olla või mitte olla. Järgmine aste on kogu meie kultuurkonna masendav saatus, kus silmnähtavalt on välja joonistunud mitte hävinguprotsess, vaid iseenese hävinguprotsess. Siin on nii palju küsimusi, millal jõuab üks kultuurkond oma ajaloolises käigus sinna, kus ta enam ei hooli endast ja kaotab ära enese säilituse instinkti ja vaistud. See on see kummaline nähtus. Ja kui minna veel järgmise astme peale edasi, mida me ei saa vältida, sest ajaloo filosoofia algab alles sealt, kus akadeemiline ajalugu lõpeb, siis küsime ka kogu tsivilisatsiooni, 5. tsivilisatsiooni saatust. Ja me näeme, et inimkond on jõudnud tervikuna sellisesse ummikusse. See, mis siit veel edasi paistab, see on ühtepidi lohutav. Lohutav selles mõttes, et kui lõpp on totaalne, siis ei ole midagi enam nutta. Kui kõik on läinud, siis on läinud. Teisipidi on selles alati ka uue algus. Aga sellest me siis räägime kokkuvõtlikult, kui me tuleme selle väikese raamatukese juurde, mis nüüd siin teil on juba kättesaadav, Eesti 1000. Ja kui minu käest paluti siis mingit kirjutist või omapoolset nägemust Eesti 100, siis ma kohe automaatselt karjatasin Eesti 1000. Ja siis ma kuulsin ise ka, et ma olin niimoodi öelnud. Tavaliselt kõik niisugused vähegi targemad ütlemised tulevad inimesele mujalt ja ta saab enda suu läbi ise seda teada. Ja ma räägin seda tõsiselt. Ma enamasti saa neid asju nii teada, et ma kuulen ennast ütlevat ja siis imestan, kust see tuli. Ja läheme siis täpsemalt, meil on 5. loeng selles niisuguses väikeses sarjas. Ja nii palju veel, et te mõistaksite natukene paremini, nii mõistate ainult kui välja nimetada, siis me jälle saame teada, et ohoh, ma ju tean seda muidugi juba. Kordamine on alati oluline, ega mul täna ei ole teile ka kindlasti midagi vapustavat niisugust rääkida, mida te ei tea, vaid kuulates siin minu targutamisi ja eietamisi, te saate teadlikuks sellest, et te tegelikult oma sisimas seda kõik juba teadsite. Nii et see ei ole öeldud mitte komplimendina viisakuse pärast, vaid see on läbi tunnetatud asi iseendal, et me oleme kõik ainult õpilased ja alati on vaja, et jälle elementaarseid asju keegi tuletab meelde ja siis avastad, et jah, tõepoolest, et 2-le 2 juurde panna vist ikka tõesti on 4, aga muidu ei mõtle selle peale. Ja nüüd tundlikkusest, mis puudutab tunnetust. Eks me kõik teame ja eriti mäletame nõukogude ajast seda, et olid 3 klassi raadioaparaadid.
Väikesed olid, mille pealt sai kuulata kesk- ja lühilainet. Paar jaama sealt, Soomet ja mis seal oli ja Tallinn ja oligi kõik. Siis olid raadioaparaadid, millel oli 3 lainet. Oli siis pikk laine, kesklaine ja mingi lühilaine ka, mille pealt sai kuulata juba ka mõningaid jaamu. Ja siis oli veel niisugune raadio, mida nimetati superheterodüün. Sellel oli 3-4 lühilainet ja kui sa seal hakkasid skaalat keerama, siis oli jaama otsa terve maailm sul kätte saadav. See tähendab, et informatsioon on kõik olemas ja vastuvõtt sõltub vastuvõtvast aparaadist, selle aparaadi tundlikkusest ja võimest seda vastu võtta. Inimesed jagunevad ju üldiselt samuti. On lihtsalt need translatsioonikrapid, mis on juhtmega seina küljes ja mängivad ainult ühte jaama, see on siis seda peavoolumeediat ja sellega siis mõtlemine ka lõpeb. Mida enam edenenud on inimese see tunnetusaparatuur, mida tundlikum see on, seda enam mõistab ja võtab ta informatsiooni vasta, kusjuures see informatsioon on ta olemas universumis, kõik, mis on sündinud ja juhtunud kunagi, iga sõna, iga tegu, iga sündmusasi on talletunud universumi infosüsteemis. Kui saadakse nii kaugele, et me seda informatsiooni hakkame kätte saama, siis selgub ka, et kogu meie ametlik ajalugu ei kõlba prügikasti ka, sest see on ka veel liiga hea koht selle jaoks. Tõde on seal olemas. Ja nüüd on võimalik, ja neid inimesi kindlasti on, neid on küll väga vähe, ehkki meil kõigil on see võime. See võime hakkab tööle siis, kui me elame vastava eluviisi järele. No ütleme siis niimoodi meditatiivsed kloostrid, kus on pühendutud sellele, et see ajuaparatuur, mis inimesel on, võtab vahetult informatsiooni universumist ja ta ei vaja ka mingit superheterodüün raadio vastuvõtjat. Sa lihtsalt tead, kuidas asjad on ja sa saad teada, kuidas asjad on. See teema on ahvatlev selles mõttes, et sellega tegeleti Nõukogude Liidus väga tõsiselt. Terved institutsioonid, salastatud militaarsed töötasid sellel teemal ja nii palju ainult selle teema lõpetuseks, et ma olin neil ka sihikul ja selle tõttu ka mind väga niimoodi ilusti delikaatselt kannatati välja ja hoiti ja oli nagu niisugune staatus mulle loodud, hoolimata, et minu ideoloogilised vaated ei langenud kokku selle ideoloogiaga. Mitte kõiges või vähemalt terminoloogia seletamise läbi. Nii et muinasajal öeldi selle kohta niimoodi, kuna kasutati kujundlikku keelt, et Jumalal on rullraamat, kuhu on kirja pandud kõik, mis kunagi on öeldud, juhtunud või toimunud. Nii et kui me arhailist kujundlikku keelt tõlgime tänapäevaks ümber, siis ongi niimoodi, et universumi infosüsteemis on talletunud kogu informatsioon. Palun, väga lihtne. Niisiis esimene niisugune tarkus muinaskultuuride ja arhailise ajaga tegeledes on terminoloogia ja tolleaegse keele ja mõistete tõlkimine meie aja mõistete keelde, et me saaksime aru, millega on tegemist. Ja siis, kui me selle tööga hakkama saame ja abiteadusteks on siin kõik teadusalad, mis on võimsalt edenenud ja mis üha enam hakkavad mõistma seda, mis oli kunagi tuhanded aastad tagasi ja siis öeldakse nüüd, kas sa näed, seda nad kõike juba teadsid. Ja mitte ainult, vaid nad tundsid ka mateeriasse kätketud energiaid ja jõude meist palju paremini ja nad olid suutelised eelnevad tsivilisatsioonid. Need on kõik need vanad tsivilisatsioonid, mida me oleme dateerinud meie aega siia, mis tegelikult on 10 000 aastad vanemad. Ja kõik see ametlik egüptoloogia ja assüroloogia ja kõik, mis ametlik on, selle kohta on prügikastis.
Tegelik teadus läheb tuhanded aastad palju kaugemale tagasi, enne veeuputuse aega, ja me nendest megaehitustest, mis on säilinud, näeme ainult, missugune võimekus ka tehniliselt oli nendel tsivilisatsioonidel, mida enam ei ole. Meie oleme 5 ja see 5 on jõudnud oma lõpujärku. Tal on kõik need tunnused, mille tõttu hukkusid kõik eelmised. Need põhjused on alati olnud samad. Olendite, inimese taoliste olendite soovimatus oma isiklikku egot allutada universumi universaalsele korrale. Ja sellele on järgnenud alati, nii nagu vale elu toob kaasa alati meile õnnetusi ja hädasid, ebatervislikud eluviisid hävitavad tervist, liikluseeskirjade rikkumine põhjustab avariid ja universumi seaduste rikkumine hävitab rahva ja kultuuri. See on nii imelihtne mõista. Midagi pole selle inimolendiga peale hakata. Ma olen inimolendi suhtes, see on minu isiklik niisugune arusaam, et ega taga polegi midagi peale hakata. Ja ilmselt siis kogu see meie inimkond utiliseerimisele läheb, kõik märgid seda näitavad. Ja selle niisuguse sissejuhatuse lõpetuseks üks faktiline teade teile. 1976 tulnukate ufod hävitasid Kaug-Idas 2 Nõukogude sõjaväebaasi. Need olid päris korralikud katastroofid koos suure alade metsapõlemistega. Selle järel Nõukogude Liidu kaitseminister andis välja käskkirja 1976, käskkiri number 0179, mis tehti siis teatavaks nendele väeosadele ja väeliikidele, keda see puudutas, mis oli juhtunud. Loomulikult ei olnud see lobisemise teema, nii et kui te kõnelete kõrgemate sõjaväelastega, kes nüüd on juba siis ammu pensionil, ja nad siis räägivad nendest asjadest ka otse, kes ise on olnud sellega seotud, siis täiesti iseenesest mõistetavalt öeldi mulle, et mis sinna kuu peale minna, sinna ei tohi, kes läheb, saab tina. Ja sellepärast on see kuu ka jäänud ju täiesti nii, nagu teda enam ei olekski. Et tegelikult see on teiste kosmiliste tsivilisatsioonide baas lihtsalt ka kunstlikult tehtud kindla ülesandega, jälgib meid kindlal orbiidil, aga seda juttu võite ju võtta sellise ulmejutuna, aga mõelge ise sellest, mis tahate. Igatahes need soveršenna sekretna, eriliselt salastatud, erilise tähendusega KGB ja Kaitseministeeriumi dokumendid, mis nüüd ikkagi ilmuvad jälle Venemaal välja, seal on need asjad ilusti kõik ka kirjas. Aga inimesed on sellised, et kui talle kukub katusekivi pähe ja õhtul päevauudistes öeldakse, et Tallinnas katusekive ei kuku pähe. Ahah, tähendab ei kuku. Enamus inimesi on, kuidas öelda, meediausklikud, nende jaoks on tõde see, mis on ametlik. Ja minu jaoks kõik see, mis on ametlik, on algusest kindlasti ainult vihje millegile, aga kuidas asi päriselt on, seda tuleb hakata uurima. Nii et niisukeses maailmas me paraku elame ja mida enam sa neid arhailise ja kõige manemaid asju uurid, ja need on ka lõppude lõpuks kätte saadavad kõik, siis võib küll öelda niimoodi, et luures on selline seadus. Kui te tahate midagi varjata ja peita teiste eest, siis riputage ta tänavaposti otsa rippuma ja mitte keegi ei näe seda. Aga kui te hakkate seda piinlikult varjama ja peitma, siis kaugitakse välja. Ma olen seda elus nii palju näinud. Hiljuti, kui ühe kastitäie materjale viisin siis lõpuks minema, avastasin, et kogu peale sõjaväeteenistuse aega 10 aastat on see kast vedelenud õues puu all pingi peal kinni kaetult. Ja kui ma nüüd neid materjale hakkasin vaatama, siis mõtlesin, et jah, posti otsas on siin see vedelenud, aga nüüd on siiski aeg see ära viia
ja niisugusesse kohta, kus on kindel koht. Vaat niimoodi nende maailma asjad siin on. Ja nüüd läheme täpsemalt meie teema juurde ja see on see, et sõltumata sellest, ja siin mul on võimalus tsiteerida ilusat tsitaati Martin Lutherist. Head tuleb esile tuua, ehkki ma toon ka halba esile, mis ta öelnud on, nagu me kõik. Luther ütles ilusti, kui homme oleks viimne päev, siis ta täna istutaks õunapuu. See on õige. Meil tuleb siin ka siis, kui me teame, et tõenäoliselt on lõpp, millelgi tuleb meil elada nii ja täita kõike elu hoidmise ja säilimise ülesandeid, teades, et elu on kõrgem ja suurem, palju püham ja meile mõistetamatum ja kuni viimse hetkeni tuleb seda hoida, ükskõik mis tuleb. See on ju meditsiinis kindel reegel. Ei ole lootusetut juhust. Arst peab võitlema viimseni. Mulle üks arst rääkis, et kui oli siis raskelt haige, kes oli pikka aega olnud tilgutite all ja apniku all ja lõpuks siiski selgus, et ta oli öösel lahkunud. Ja ütles, et kui ta hommikul siis fikseeris selle inimese surma ja et see käsi, kuidas ta tõstis, et apniku kraani kinni keerata, ta käsi tõrkus seda tegemast. Et ta kuidagi tundis, et kuidas mina nüüd sulen sinule hingamise apnikku, ehkki sa enam ei hinga. See on väga ilus näide, kui sügavalt üks õige arst eetiliselt tajub elu pühadust ja vajadust seda viimseni hoida. Meie asi on hoida, meie asi ei ole otsustada nii, et niikuinii ja kõik ja mis ja ei ole tulupõhine ravida inimest ja ei ole majanduslikult rentaabel, et las läheb, et rutem lahti saab, vähem kulu on. Nii et nüüd selle teema juurde otseselt minnes siis, kuna meil on teemaks niisugune imelik ja kummaline sõna nagu igavesed asjad ja igavesed väärtused. Sõna väärtus on ka ära rikutud, nii nagu sõna armastus. Vaadake, kuidas keeles rikutakse sõnade tähendusi ja määritakse nad ära. Et siis, mis niisugune nähtus see on või mis asi see üldse on, sõna asi ei kõlba siia, sellepärast asi on see, mis on. Et milleks seda üldse vaja, milleks peab inimene üldse viima mõtte igavikku lõpmatusse ja katsume natukene seda teemat vaadata ka praktilisest seisukohast, sest iga kultuurkond, mis sünnib, kasvab, õitseb, siis hakkab närtsima, väsima, kuluma ja kaduma, teeb selle ringi läbi, siis tõusufaasis ja tipufaasis on kõige tugevam side just nende kategooriatega. Niisuguste mõtlemiskategooriatega nagu igavik, lõpmatus, kõik, mis on viimaste asjade piiride taga, seal milles inimtunnetus nagu peatub. Ja kui see kaob, siis kultuur hakkab alla käima ja hukkub ka. Hukkumisprotsess muidugi kestab samuti sajandeid. Ega see ei ole niimoodi päeva pealt. Aga mida lõpule ligemale, seda kiireneb see tempo ja viimane lõpp on siis eriti järsk, see on nagu see kvantiteedi ülemine kvaliteediks, et sa paned seda liiva kaalu peale, paned, tükk aega ei juhtu midagi ja siis lõpuks kolaki see kvaliteet muutub ja siis see kaal kaob alla. Üks ühiskond, maine ühiskond, kui ta siis tahab püsida elava kultuurina ja riigi elus ja riigi püsimises on see eriti tähtis, eristavad ajaloolased ja ajaloofilosoofiaga tegelevad inimesed 3 niisugust tegurit. Esimene on keemia. Ühiskonnas või riigis keemia tähendab seda, et riigi eesotsas on inimesed. Riigikogu või parlament või ükskõik, kuidas me nimetame, seisuste kogu või kes tahes,
kuningas või keiser või president või diktaator või ükskõik mis nimi, jätame nimed kõrvale, need, kes moodustavad riigi juhtkonna ja valitsevad riiki. Nende suhe rahvaga, kui neid austatakse ja armastatakse, see on ülim kultuuri tipuseisund. Kui jääb järele ainult hirm või veel hullem, kui on põlgus ja 1900 nõukogude ajal, kui 70. aastate oli see murrangu aeg, millal Nõukogude Liidus lakati üldiselt uskumast Nõukogude süsteemi eksistentsi ideoloogilist alust, helget tuleviku kommunismi, mis sisuliselt ei ole midagi muud kui kristlikus kultuuris taevariigi või ideaalriigi maise kehtestamise, püüd kehtestada maises elus ideaalset riiki. Nii, see on kõik sealt võetud, see oli tegelikult hereesia, sest lähtuti valest inimese kontseptsioonist. Väga õige on, Nõukogude ideoloogia oli tõesti sügavalt humanistlik sest seal oli keskpunkti pandud inimene. Inimene oli kuulutatud niisuguseks mõistusega olendiks, kes oma mõistuse ja teadmisega on võimeline maa peal ehitama üles ideaalset inimühiskonda. Ja ideaalses inimühiskonnas kadusid ära, mis asjad? Kõik surveaparatuurid, sest neid polnud vaja, kuna ühiskond kommunismis koosnes ainult pühakutest. Milleks on siis vaja politseid, kohtuorganeid? Ei ole vaja enam surveaparaate, sest kõik on ideaalsed. Kõik käituvad ideaalselt. Kõik on täiuslikud. Ja seda tõesti teatud aastakümned võeti tõsiselt ja usuti. Aga inimlik patt hävitas selle usu ära ja kui see usk oli läbi, siis teie ees mul on võimalus hoobelda sellega, et 1972, olles Märjamaa kirikuõpetaja vana-aasta õhtu jutluses 120 inimesele, ma kuulutasin selle avalikult välja. Usk helgesse tulevikku on lõppenud, hiljemalt 20 aasta pärast on totaalne kriis. Ma ootasin muidugi kutset vestlusele. Seda ei tulnud. Ma mõtlesin, huvitav küll. Niivõrd jõhker avaldus, et mind peaks nattipidi lausa niimoodi tiritama kohe, kuhu vaja ja nii edasi. Ja hilisemates vestlustes tõstsin ise selle küsimuse üles, ütlesin, mis tööd te teete? Mina teen selliseid avaldusi ja keegi ei täpsusta minuga vestluse läbi niimoodi seda asja. Teate, mis vastus oli? Me teame ise ka, et nii läheb. Nii, et niimoodi need maailma protsessid siin ajaloos käivad. Ja nüüd, kui kaob rahval armastus ja usk ja usaldus riigi valitsuse vastu, Nõukogude ajal väljendus see sellest, et räägiti enamasti anekdoote, need olid igapäevane teema, neid räägiti julgelt ja avalikult, niisugune üldine naeru teema ja sellest ei teinudki enam keegi välja. Siis oli selge, kommunismiga on lõpp, ülejäänud on aja küsimus. Kui ei ole enam usku põhiprintsiipi, millega kõike on õigustatud, siis oli see minu jaoks lõplikult läbi ja nii läkski. Nii et keemia, siis Eesti Vabariik 100, igaüks vastaku ise endale, kuidas meil sellega siin see seis parajasti on. Nüüd seda teemat me puudutame veel selle väikse raamatuga seoses. Teine staadium on ühiskonnas füüsika. Iseseisvas riigis peab olema majandus kõik selle riigi käes, loodusressurss, tööstus, põllumajandus, kindlasti rahandus, oma pangad. Ainult siis saab rääkida iseseisvast riigist, kelle füüsis, nii nagu Eesti põhiseaduski ütleb, kõik on riiklik vara ja üldrahvalik vara. Kui see on selle riigi oma, siis see riik on iseseisev. Kui sellel riigil ei ole oma raha ja oma pankasi ja põhitootmisvahendid ja loodusvarad on antud kellegi teise kätte, siis muidugi ta iseseisev ei ole. Ja meie põhiteema on see viimane 3. tegur. 3. teguri nimi on metafüüsika.
Metafüüsika tundub millegi niisuguse mittevajalikuna meie praegusel ajal, kus me põhiliselt kuuleme ainult ühte juttu. Majanduskasv, 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 majanduskasv. Mis sest, et inimesed surevad, aga majanduskasv, majanduskasv. Aga kus on öeldud Eesti põhiseaduses, et rohverdada Eesti rahvas majanduskasvu huvides? Vastupidi on öeldud, kõik peab teenima Eesti rahvuse ja kultuuri säilimist, mis on siis selle moodsa sõnaga seda peab ju hääldama nüüd ka veel nii eriti ameerikalikult, see prioriteet, eks ole, nii. Siis kõlab ikka paremini ja õigemini. Nii et siin on mille üle mõelda. Metafüüsika on siis see vaimne alus, millele kõik põhineb ka terviklikult. Ja mitte ainult antiigis, vaid arhailise varasema aja rahvad selle tõttu teadsid küll, et mõistus, seda on nimetatud ka vanaks hooraks, kes tõestab kõike, mida vaja, anna ainult talle käsk kätte, et süda on palju targem. Inimene mõtleb, ka piibel räägib, mõtleb ja tunnetab südamega. See on terviklik. Süda sümboliseerib inimest terviklikult. Südame tunnetus ka filosoofiliselt on palju peenem ja targem ja siit tuleb siis tunnetus pähe ja pea peab nägema sellega vaeva, et leida sellele mõistuslikult seletatavad need terminid ja asjad. Minu enda töö on olnud läbi elu põhiliselt seda laadi, et olles parema ajupoolkera inimene tuli välja arendada eriliselt vasakpoolkera. Et ma suudaksin formuleerida seda, mida parem ajupoolkera vaistlik alateadlikult tunnetab, iseenda jaoks mõistab ja rakendab ka ellu. Aga ma ei saa sellest rääkida teistele. Võimatu. Ja siis, kui õpid neid asju sõnastama ka sõnades, siis väga tihti tullakse minu juurde ja öeldakse, mida? Te panite selle sõnadesse, mida ma siin alati olen tundnud. Kuna ma olen vaeva näinud sellega, nii. See pole mingi eriline tarkus. Nii, et kui me juba ainult mõisteid hakkame vaatama ja mõtlema ja võtma, siis saame hoopis teise pildi. Ja seetõttu, kui tahad midagi tõeliselt teada saada, kuidas on, siis ikka esimene käsk on, ma ütlen alati nii, sina ole nüüd vait ja ära sega, see tähendab see mõistus. Sa ära sega vahele, nii, oma piiratud mõistmisvõimega. Lase ma tunnetan alguses terviklikult tõe ja siis hakkab tööle ja jända sellega edasi, eks ole. Sa pead ise tajuma seda ära, et see siin ei ole see kõige targem, vaid ta on niisugune välisminister. Ta on nii nagu teadus totalitaarses riigis, et kõik, mida siis ideoloogiliselt tahetakse, seda teadlased tõestavad. Väga ilusti. Muuseas, Nõukogude Liit oli ideoloogias teaduspõhine, nagu tänapäeval öeldakse. Ja kõik pidi olema teaduslik. Iga asi oli, teadlased on tõestanud. Siis see oli juba kindel ja usutav. Kui praegu mingi teade tuleb internetis, et Ameerika teadlased on tõestanud, ma taganen kohe 1 meetri, stop. Nüüd tuleb uurida, mis see on. Enamasti leiame sealt tagant suurkorporatsioonide huvid, mingit kaupa kellegile maha müüa või kaela määrida või midagi teha. Kõige vähem saab usaldust kinkida tänapäeval avalikult välja kuulutatud sellele, mida teadlased on tõestanud. Ja kuna Nõukogude Liit oli siis teaduspõhine ja tahtis teaduslikule alusele üles ehitada ideaalset riiki ja see ebaõnnestus suurepärane. Sellega on läbi kukkunud üldse teaduslik maailmavaade ja teaduslikult selle ideaalühiskonna üles ehitamine. Ja kui meie tahame ka kangesti olla hirmus targad ja ütleme, et ei, religiooniga meie Eestis ei tegele, meil on teaduspõhine maailmavaade. No siis see ongi teaduspõhise maailmavaade viga, see olukord, kus me nüüd siis juba ilusti oleme jõudnud. Nii et head teed edasi sellel enesehävituse teel. Ja nüüd läheme siis selle
põhiteema juurde, mis tundub abstraktsena ja mis nagu, et milleks seda vaja on ja ometi sellest oleneb kõik. Kõige olulisem mõiste. Ennem kui me nimetame seda mõistet emotsionaalse kujundliku sõnaga, ennem teeme ühe sellise ajuharjutuse ära. Siin on neid, kes on selle juba läbi teinud. Kasutame kujutlusvõimet. Me teame, mis on vaakum. Vaakum on õhutühi ruum. Võtame ühe metallmahuti, imeme ta õhust tühjaks, seal sees on 0 atmosfääri. Õhutühi, vaakum. Aga seal sees ei ole absoluutne vaakum. Seal edasi lendavad elementaarosakesed, mis läbivad ka selle teraskesta ja jõuavad sinna tühemikku. Ta ei ole kosmilises universaalses mõttes mateeria, peenmateeria mõttes ei ole vaakum. Kujutame nüüd ette, et on võimalik luua selline tühjus, milles ei ole ka enam elementaarosakesi. Tõesti absoluutne tühjus. See on teoreetiline meie siin mudelis, meie maailma mudelis, aga niisugune absoluutne tühjus, mis me selle kohta ütleme? Mina helistasin oma sõber filosoofile ja küsisin, et kui nüüd niisugune mahuti on, mille sees on absoluutne tühjus, ka elementaarosakesi ei ole, oletame sellise teoreetilise võimaluse, kas siis võib öelda, et tühjus on olemas? Nii, tark mees hakkas kokutama, eks ta minu vigureid muidugi ka teadis, sai aru, et ma tahan teda tõmmata mingisse lõksu. Ja siis esimene arvamus oli, et et siis ikka tühjus on olemas. Ja ma siis ruttu torkasin vahele, ennem kui tema ise selle peale kohe tuli, et kuidas saab olemas olla see, mida pole olemas. Muuseas, Eestis oli geniaalne luuletaja Artur Alliksaar, geenius. Mina olen ühe korra temaga elus kohtunud, oma viimase elu lõpu niisugune kõhn, ma ei tea, kas ta kopsud või mis tal haiged olid, aga see vaim säras, see oli hämmastav. See oli nagu leek, mis lahvatas üles. Terve öö läbi ta rääkis keeleteadusest ja nendest asjadest, oli võrratu ja tema luuletuses on rida olematus võiks ju ka olemata olla. Selle sama ühe lause eest see mees vääriks juba doktorikraadi. Siin on mille üle mõtelda. Olematus võiks ju ka olemata olla. Kas siis olematus on olemas? Olematust ju ei ole. Kuidas saab öelda olematuse kohta, et siin reservuaari sees on olemas. Ei ole ju tühi on, eks. Kuidas me ütleme oma keeles siis? Me ütleme, see reservuaar on absoluutselt tühi, ta on tühi. Sest tühjust ei ole olemas, aga me ütleme ainult on. Lähme nüüd Ridala kirikusse Haapsalu linnast 8 kilomeetrit lõuna poole ja vaatame altariruumi lakke, kus kaared jooksevad kokku, seal on siis päiskivi ja päiskivis on kuningakroon peas kujutatud habemega mehe nägu ja ladinakeelne kiri juures ego sum, mina olen. Aga ei ole enam kolmandat sõna, mina olen olemas, vaid mina olen, kõik, punkt. Nii. Kirikuisad arutledes Jumala mõiste üle jõuavad sinna välja, et see on absoluut ja absoluut on tühjus ja absoluut on igavik. Ja selle tõttu ongi korrektne ka kirikliku dogmaatika seisukohast öelda. Jumalat ei ole olemas, sest kui ta oleks olemas, siis ta ei oleks Jumal. Siis ta on ebajumal. See, mis on olemas, see on siin maailmas olemas. Ja vaat katsuge nüüd mõista seda ja nüüd järgmine aste. Vaatame 3 astet. Loodusrahvas, talupoja kultuur. Vahetu side loodusega. Inimene tajub, et tema elu sõltub sellest, kuidas ta suhe on. Rohukõrrega, lilleõiega,
rukkipõlluga, kartuliga, metsaga, taimedega, kõikidega, seentega, loomadega, kõik. Inimene on isik. Kuidas inimene suhtub ümbritsevasse maailma? Isikuliselt. Nii. Laevadele pannakse nimed. Nii. Siis seppadel on lemmiktööriistad nimedega, see suhtutakse nagu isikusse, kellega tehakse koostööd. Vana keskaegne reegel on, et kui tööriist kukub maha kogemata, siis põlvitad, tõstad üles, palud andeks. Mis midagi pahasti on, et sa koperdasid, eks ole. Ta on isik. Tööriistaga koostöö on koostöö. Ei ole mitte nii, et mina teen sellega tööd. Ei, meie teeme koostööd. See on õige suhtumine meistril tööriista, nii oli keskaja tsulftides ettekirjutus. Kuidas suhtutakse tööriistadesse, kuidas Benediktuse reegel räägib ferramentadest, raudasjadest. Need olid nii pühad, öeldi, kuld ei ole midagi, sellega pole midagi teha. Aga raud, temast saab teha tööriista. Ja raudasjadesse hooletu suhtumine oli karmilt, tolle aja kombe kohaselt, karistata mingil moel. Niisiis isiklik suhe. Kui küsida, kes on eestlased, kes me oleme, missuguse sõnaga me iseloomustame, mis ühendaks kogu rahva, kes me kõik koos oleme, mis on see sõna, millega me ennast määratleme. Armeenias on lihtne, saad tuttavaks, 3. lause on kindlasti juba meie armeenlased oleme kristlased. Järgmine lause on, me oleme esimene kristlik riik maailma ajaloos. Ristiusk tuli Armeeniasse aastal 302-303 kuningas Trdat, see on nagu eksam, mida sulle igas külas iga laps teeb. Ta küsib, teda huvitab, kas sa tead seda. Tähendab, see on nende teadvuses niivõrd oluline identiteet, kes me oleme. Kui me küsime eestlaste käest, mis on see sõna, millega me kogu rahvast võtame kokku, mis on meie identiteet, siis oli vaikus ja üks inimene ütles mulle, eestlane on see, kes vihkab venelast. Meie siin naerame selle üle, aga see on teisepidi ka natukene kurb. Kunagi ei saa olla identiteedi aluseks millegi või kellegi vastu olemine. Identiteedi aluseks saab olla ainult see, mille poolt me oleme. Ainult see hoiab meid. Ja jäägu see küsimus igal ühel lahendada, küllap me kindlasti vaeva nähes leiaksime ka sõnastuse sellele, kus on see piir, millest alates me tunneme äkki, et kõikidest erinevustest hoolimata, kui me oleme ohustatud Eesti rahvusena, siis ega võõras, kes tuleb meid näiteks siia ruumi praegu tapma, ta ei küsi meie maailmavaadet, ta ei küsi meie kuulumist erakonda või missugusesse konfessiooni, ta tapab meid kui eestlasi. On nii. Tähendab, siin kuskil on see piir, kust alates me peame omavahelise kaklemise lõpetama. Metafüüsika puhul on siis see kohutav sõna, mida Eestis, kui ütled, siis inimesed panevad ennast lukku. Ma olen jälginud inimese silmi, kes kuulab huviga kuni selle sõna ütlemiseni ja siis äkki klõmm kinni kõik. Trellid jooksevad ette ja silmad lähevad halliks. See kohutav sõna on religioon. Aga sellest sõnast mitte kuskil ei pääse. Näiteks ma olen noominud Nõmme raadiot korduvalt ja olen öelnud, kallikesed, ärge torkige teemat, mida te absoluutselt ei jaga ja aru ei saa. Ei aita. Ei aita, midagi ei aita. Mina ei lähe loengut pidama südameoperatsioonidest, kaasa võttes kirve ja noa. Et näete, oskan küll, mis see siis nii on. Kuskil siin enam vähem ta on, eks ma leian üles, kui lõhki raiud. Ärge puutuge teemasid, mida te ei tunne. Ei, ükskõik mis. Ei ole sellist teemat, mida kõik on veel viimseni selge. See on üks tänapäevane infantiilsuse kindel tunnus. Mina olin kõige targem 16-aastaselt. Kahju, et enam ei saa olla 16-aastane.
tulin, päike paistis, ilus kevadine ilm, lennuk läks taeval, ma olin just uurinud läbi aerodünaamika ja nii uhke tunne oli, et sa tead, kuidas lennuk lendab, kuidas tekib tiivatõste jõud, kõik, kuidas aerodünaamilised voolud ja asjad on. Äkki oli selline tunne, et terve maailm on peaaegu lõpuni selge, natukene on veel vaja. Selle natukese uurimine on kestnud siiani, sellest natukesest on saanud nii suur, et ma ainult alistunult ütlen, eluaeg õpilane olnud ja mul ei ole midagi veel selge. Ja see on siiralt öeldud. Sellega seoses on sellised sõnad nagu mõistus ja usk, mida siis hirmsasti vastandatakse, aga kui saaks defineerida. Pariisis on meetri etaloon. Ma olen küsinud nende mõistuse usklike käest. Kelle mõistus on mõõdupuu? Kiriklikud dogmad on minule täiesti mõistusepärased. Aga väga paljudele nad on täiesti, ei saa aru. Mina ei mäleta integraalarvutusest mitte midagi ja kui keegi hakkaks seletama, ma ütlen, ärge nähke vaeva. Üritasin mõista juttu pensioniseadusest lootusetu, ma ei saa sellest mitte midagi aru. Nii. Ma ei torgi asju, mida ma ei tunne. Professionaalsus omal erialal tähendab seda, et sa saad teada, et sa ei tunne isegi oma eriala põhjani, aga siis teisi asju ära üldse torgi. Aga olla eriteadlane kõikides eluvaldkondades ja siis laamendada välja mingeid tavalisi labaseid käibetõdesid seal, olgu ükskõik mille kohta. Asjatundjad ei tea, kuidas püramiide ehitati, aga küsige ükskõik kelle käest, kõik teavad, kuidas seda tehti. Nii, see on tavaline asi. Nii on sellega lood. Nii et kelle mõistus on mõõdupuu? Kas Aquino Toomase mõistus? Aquino Toomase 38 köidet kõrgemat filosoofiat, mille 2-3 lõiku tõlgid endale suure vaevaga ära, sest on niivõrd pikad laused, sõnade tähendust tuleb selgeks teha. Nädalaks otsaks mõtlemist selle üle. Mida Aquino Toomas palvetas? Intellectum da mihi domine. Issand, anna mulle mõistust. Tähendab, see mees tundis, et ikka ei jätku seda. Aga meile kõigile jätkub ja ajab üle ka. Kõigile võib veel jagada. Nii. Külluses. Tuleb nagu külluses arvest. Mis on siis mõõdupuu, mõistuse mõõdupuu? Mis on sõna mõistuse vastane, aga me kuuleme ka sõna üle mõistuse. Sellest ma saan aru. Mida enam uurid, seda enam on üle mõistuse asju. Ja selle piiri tundmine ja tajumine ongi inimesele oluline. Siis ta on natukene alandlikum ja ei ela illusioonis, et ta kõike teab. Ja mis on siis usk, ma olen küsinud, mõistuse uskliku käest. Mina usun, et mul on mõistus, mis kõigest aru saab. Aha, aitäh. Nii, usute, et on. Aga kas on? Nii. Kas teie mõistus on mõõdupuu? Ei jah, ikka vist ikka ei ole. Aha, nii. Aga kuidas te saate siis kohtunik olla asjade üle, mida te ei mõista? Näete, siin on väga lihtne see asi kohe selge. Sellest piisab veerand tundi lamada käed kukla all ja mõtiskleda natukene ja äkki on see asi sul käes. Kuidas me lahmime nende sõnadega mõistmata, mida need sõnad tegelikult tähendavad? Mis on siis mõistmine? Kas see on ainult siin? Ei ole. Inimese tunnetus on terviklik.